we've come a long way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Kui te salvestust jagate, siis pole mõtet spämmida inimestele, et nii, vaata, siin on väga hea, Fredi Saarm räägib kõigest mul maailma tõed lahti. Et seda jah, te võite teha, aga see on nagu spämm ja see väga ei tööta. Et mõistlik on rääkida siis oma sissejuhatav jutt inimesele ära ja küsida, et kas teda huvitab salvestus. Ja kui teda huvitab, siis siin on veel üks nippe, et mida ei teadnud mina 5 aastat või 7 aastat ja seda Rootsist keegi õpetas. Et kui vähegi võimalik ja kannatust, siis tee niimoodi, et küsi inimese käest, et millal ta seda vaatab. Ja sa ole järjepidev ja saa teada temalt, et ta ütleb näiteks, et pühapäeval kell 5 vaatan. Ja siis järgmine samm on see, et no kuule super, aga näe, siin on link ja siis kohtume, kui sul võimalik, et kohtume näiteks pühapäev kell 8. Ehk siis kohe võimalikult lähedal peale vaatamist ja isegi kui ta pühapäeval kell 5 ei vaata seda, siis ta suures hirmus, et sinuga kohtub, siis ta vaatab selle võib-olla ära. Et kui sa teed niimoodi järjepidevalt, siis see on kõige efektiivsem. Yes. Väga head nõuanded, seega kasutame neid nippe ära. Mida paremini meie haldame seda kõike, seda paremini kasvab iga ühe äri ja loomulikult seda edukamaks saavad ka need tulevad partnerid, kes juba läbi nende oskuste saavad ise selle mustri endale kätte, et kuidas toimetada. Aga täna ma usun, et kõigil on energiat pakatavalt, nii et liiga kaua ei taha siin inimesi kinni hoida, kõik tahavad rohkem actionit teha. Aga mis ma tahaksin oleks see, et kuna meil oli üliäge event, siis inimesed võiks natukene jagada, et mis seal kõige paremini meelde jäi, mis kõige rohkem meeldis ja kas oli ka mingeid selliseid asju, mida sai kohe praktikasse pandud. On keegi kohe vabatahtlikult, kes tahab jagada oma mõtteid ja emotsioone? Muidu ma hakkasin ükshaaval noppima kohe. Ja, mina ütlen suuremad tänud, Annika. MC oli sinuga väga tore olla. Küll MC olles, siis kunagi ei saa liiga palju kõigest osa. Et oleks ja tahaks tulevikus midagi järgi kuulata esinejad, aga tõesti väga tore oli ja mulle väga meeldis. Et kõigil oli väga hea tagasisidet, et aitäh kõigile. Very good. Ma jätkan siis. Tanel, imeline oli olla sinuga MC ja kogeda seda, aga ma olen täpselt sama nõus, et siis see meeskond seal omaette toimetab ja siis sa nagu oled selles omas lava käimise rütmis kogu aeg. See on nagu selline huvitav kogemus. Aga mis ma võin öelda oma meeskonna osas, õhtul ma sain nendega kõvasti rääkida, Kohja Aidad jälle, Tanel, suured tänud sulle, et seda organiseerisid.
ja seal tuli siis kõik see meie meeskonna selline tänu kogu event'i osas, nad ei osanudki öelda, et mis nagu niivõrd palju parem oleks kui teised, et kõik nagu meeldis, aga hästi palju räägiti Manu jutust, hästi palju räägiti Kris Leinatamme jutust, hästi palju räägiti Viktori Tibu ja Kotka jutust ja nii edasi ja nii edasi, et ütleme, muljed oli palju. Isiklikult tahan öelda, et poole event'i pealt hoolimata sellest, et ma olin MC, ma tahtsin juba minna ära tegutsema, sest mul oli nii palju vaja juba, energia oli juba nii laes, et ma tahtsin juba asja teha nagu nii-öelda. Päev oli pikk. Super on ikka. Tibud ja kotkad tänavad. Heidi, mis sulle kõige rohkem meeldis? Mul päris palju asju oli, mis ma niimoodi, mina see vanakooli mutt kirjutasin. Ehk siis Riinu kohe, kuna ma Riinu ja Angela juures käisin hiljuti podcastis, siis ma hästi huviga kuulasin, et mida ma sealt saan. Ja tegelikult Riinult tuli hästi hea nagu meeldetuletus, mida me kõik teame, aga mida me vahepeal nagu ei tee. Ehk siis kõigepealt ole nagu empaatiline, ehk siis otsi see kliendi mure üles ja tunnusta teda, et ta juba tegeleb. Et see kindlasti nagu loob sellise connectioni, siis loomulikult järjepidevus ja distsipliin on vabadus. Et see niisugune hea nagu mõttekõlks kõlas seal vahepeal. Siis Manust jäi mulle see meelde, et enne süda, siis mõistus ja alles siis tuleb see tulemus, mida sa tegelikult tahad. Ja siis see 1000 päeva välja mõelda oli ka tore. Siis tegelikult oli paneelis üks väga tore lause ka, et 1000 euroga äri, mida saad teha 100 riigis. Et oli selline vahva ja Kris oli minu jaoks nagu üle kõige. Fredi oli ka ülihea, aga Kristil oli siis see, et kui sa tahad muutusi, siis kõigepealt see algab sinu sees. Ehk siis enamus inimesi ütlevad, et nad tahavad muutusi, aga nad ei mõtle välja oma nagu miksi ja nad väga tihti ei kipu mõtlema välja, et mida nad elus üldse tahavad saavutada. Ei 6 aja pärast, ei 3 kuu pärast ega veel kaugemal. Ja siis seesama, et teadmised ja tunded loovad selle tegutsemise. Et see oli ka nukene hea mõte. Ehk siis külvad mõtte, lõikad teo. Oli selline tore. Ja proaktiivsus ehk siis võtta vastutus enda tegevuse ja otsuste eest. Et see on ka hästi oluline. Et mida võiks nagu kõrva taha panna. Ja kiire ei ole oluline. Olulised asjad on suured ja aeglased. Ja siis oli veel, kui ma seda mõtlen ka, kas seda ütles juba äkki... Seda ma ei teagi, kes ütles võib-olla Kris veel, et tark ei torma, aga loll ei pidurda ka, on ju. Et see oli ka tore. Või see oli võib-olla Fredi. Ei, Fredi ütles selle kohta nii, et tark ei torma, aga loll jääb igale poole hiljaks. Ja tegelikult on see, et usk endasse tekib tõepoolest tegutsedes. Ehk siis, kui sul algul on mingi mõte, visioon ja sa hakkad pusima ja kui sul ei ole seda tuge, kui sul ei ole meeskonda, kui sul ei ole süsteemi, siis üsna tihti on nii, et sa kas põled läbi või annad alla. Aga kui sul on keegi, kes kogu aeg nügib mõnusasti, siis sa jõuad küll ilusasti nagu järjepidev olla ja jälle usku endasse nagu saada. Ja Viki ütles ka toredasti, ehk siis üks sõna võib muuta sinu elu ja ma usun seda ka. Ja Kotka munakana all oli ka väga tore lugu. Nii et inspireeritud täielikult. Ja mul kas oli täna... sa paned selle 1000 päeva nüüd ka endal praktikasse? Ma usun küll, mul oli täna, ma ei tea, kes jagas, ma ei suuda nii palju jälgida, kes, aga keegi kirjutas, et äkki sina ise, et mitu kutsumist peab tegema, et oleks juba töö, on ju. Ja siis ma ikkagi tegin üle 20 kutsumise tänasesse Zoomi ja mul oli kindlasti 3 vaatajat ja osad ootavad salvestust. Nii et... Suurepärane. Võtame natukene mehist vaatepilti, mis Martinile kõige rohkem sa pole meil liiga palju eventidel käinud, mis sulle kätte jäi seal? Jah, et ma pikalt mõtlesin su küsimuse vastuse, et ma sellist üldist mulja vastust ei taha öelda, et kõik on nii ilus ja äge on ju. Ja ma arvan, et mulle nagu kõige rohkem kõnetab, kui on nagu mingisugune siuke eluline lugu taga, kui räägitaksegi sellest nagu äri poolest, et mis tegelikult, mida kõik esinejad tegelikult tegid hästi, oligi Manu lugu vaatama, selles mõttes kuulsin ka esimest korda, Fredi Masikaid ma ka ei teadnud, selles mõttes, et
ta oli iga kord õpib midagi uut muidugi, aga jah, et see nagu elulugu, mis on juures, sealt sa nagu leiad, ma arvan, noh, igaüks leiab mingisugust osa sealt, mis teda nagu kõnetab. vahet ei ole, mis eluvaldkonnas sa ise nagu siis igapäevaselt tegeled. et me kõik oleme ju pidanud läbi raskuste kuidagi kuskile saama, on ju, et kuidagi igaüks leiab ikkagi selle, saab võrdusmärgi nagu panna oma elule, et jah, mulle need siuksed loolised ja siuksed kogu see meeldis ja siis lõpetas muidugi Viki oma kotkaga, mis oli ka päris äge nagu punkt täppiile nagu, et jah, ma kiidaks neid lugusid selles mõttes, jah. kas tuli ka midagi sellist, mida sa kavatsed praktikasse panna? jah, et noh, praegu niimoodi otse öeldes, et otse siukest, noh, kindlasti saab võtta midagi, praegu siukest vastust teen sulle võlgu. selles mõttes kahju oli ka natuke see, et need partnerid, kes mul on, ei saanud nagu näiteks olla seal kohal. et ma tean, kui kõvat hindu nad oleks saanud juurde sealt. aga jah, no ma ise mõtlen ka, et kui ma oma esitlustega teen, ega ma ei ole nagu ise ka seda väga, noh, ma ei lähene väga selle eluloo pealt ja alati ei peagi lähenema muidugi. aga võib-olla lisada rohkem jah, oma sellist katsumuste jada ja noh, kuidagi kuhu sa jõudnud oled ja sellist lugu, et võib-olla nagu jah, et kuna korduvalt ma näen iga event'e nagu isegi eriseminar, kui palju see tegelikult rohkem korda läheb inimestele, siis nagu oleks tobe ju mitte ka reaalselt ise kasutada nagu samat stiili. Kuule, sulle tuli tegutsemist küll ja veel, täna panid mulle 3 kohtumist juba, nii et ära ole nüüd nii tagasihoidlik, noh. ei, nojah, peab rohkem panema. see on hea kuulda, et see sinu jaoks on nagu loomulik, mitte lihtsalt event'i järgne emotsioon, noh. see ongi väga õige, et nagu praegu ongi, et nüüd oleme tagasi selle rutiinide juures, järjepidevus maksma panna ja see viib loomulikult sinna sihini, et ei saagi ainult purjetada selle event'i emotsiooni peal, sest see tavaliselt ei kesta liiga palju, et peame õppima ennast ise inspireerima ja motiveerima iga päev. miks iga päev? Sest nagu Zig Ziglar on seda öelnud, et motivatsioon on umbes nagu duši all käimine, et seda tasub teha suht tihti, vähemalt iga päev. Very good, aga lähme siin õhtu juurde, et nagu me teame, siis event on põhimõtteliselt meil selleks, et saab inimesi tähistada, saab näidata seda, mis keegi on siin kvartali jooksul saavutada saanud, aga loomulikult see on ainult üks väikene osa meie tervest koolitusprogrammist, mis on siis meie partnerite jaoks loodud. ja ma arvan, et Eestis me oleme seda juba algusest peale teinud väga hästi ja no minu arust see tundub klišee, aga event'id lähevad kogu aeg paremaks. Loomulikult inimesed lähevad ka kogu aeg paremaks, et me kõik areneme ja ägedaid inimesi tuleb juurde. aga loomulikult on see, et see event võib tuua sulle 80% võimendust ja tõhusust juurde sinna sinu ärile, aga millega sinnani jõuda, mis on need vahesammud, siis meie imeline direktor Annika Lepik lubas rääkida meile, et mida muud põnevat meil siin aasta veel ees ootab. Võta mute maha, siis meil on lihtsam kuulda. Aitäh. Pole paha mõte muidugi. Aitäh, Margus. Sul on ikka häid ideid. Kas ma saan oma ekraani ka jagada? Kas ma veel ei pannud sulle juba? Ma olen sulle juba pannud selle võimaluse. Oled juba pannud, jah? Selge. Siis ma... Nii, siis. Ma usun, et nüüd on ilusti näha ka. Et selline tore siin graafik, jah? Ja, oota, ma lõpetan enda share'imise ära. Nüüd on jah. Okei. Et ma räägin hästi praktiliselt, et kuna käes on päris kena ilm juba, maikuu, ja inimesed kipuvad juba igast plaane tegema, siis et meil ikkagi oleks kõige olulisemad kuupäevad kalendris kirjas,
et me saaksime oma äri kasvatada ja et me oleksime kogu aeg ikkagi teadlikud, ei tuleks üllatus meile, siis ma kordan üles väga tähtsad kuupäevad siis Team Cincino kalendrisse, mis on juba üles antud meile ka Team Cincino Estonia lehele, aga korraks vaadake üle, kas teil on kirjas need ka oma kalendermärkmikutes, oma telefonides, eks ju, et need oleks teil tõesti olemas. Et pange palun, kellel veel ei ole, kõik teisipäevad kuni aasta lõpuni kirja, et meil toimuvad samalaadsed infod, nagu täna Fredi tegi, kas siis äri või siis tooteesitlused, kord üks, kord teine, igal teisipäeval kell 19 kuni 20. Nii et kindlasti palun märkige ära, siis teil ei ole see üllatus, et teisipäeviti sellised asjad on. Ja need infod on siis kõikidele külalistele, partneritele, klientidele, saate kutsuda endale inimesi kuulama. Kord on siis tervis, kord on ärisuum ja mõnikord alati ei ole esinejad kõik kohe teada, saate üllatusi, aga kindlasti tulevad siis oma ala sellised tegijad, särasilmad neid asju rääkima, nagu täna oli näha, Fredi rääkis. Ja iga kuu viimasel teisipäeval toimub Tallinnas avatud ustega info Tallink City hotellis 10. korrusel. Need on niivõrd ägedad üritused ja seal on alati hästi tore õhkkond, väga lahe energia nagu evendilgi. Esimese osa räägib alati siis inimene tervisetoodetest, erinevad esinejad on ja teine osa on siis ärist. Vahepeal on paus, saab tooteid proovida, saab juttu ajada, see kommunikatsioon ja omavaheline kogukonnasuhtlus on ülioluline. Ja nagu te näete juba siin, siis 26. mail on meil erakordne võimalus, tõesti üle pikkade aegade, et meil räägib toodetest doktor Helen Lastne. Ja äri räägib oma ala parim siis Margus Ian Andimäe, nii et tulge kõik üle Eesti kohale. Ruumi on. Ja siis ikka meil läheb seal kella 9-ni ära. Ja see on siis nüüd Tallinna raames ja iga kuu viimane teisipäev on siis silmast silma informatsioon, eks ju, et Tallink, see on siis Viru keskuse kõrval Tallink City hotellis, mitte spaas, 10. korrusel, väga ilus ruum linnavaatega ja näeme seal. Ja siis Lõuna-Eestis on neljapäeviti kell 7 Kilgi Ranchos, Fredi ja Aire Ranchos, siis samamoodi kas äri või terviseinfod ja sinna samamoodi võivad kõik üle Eesti minna. Viimane kord oli lausa mul võimalus esineda lausa Soomest tulnud külalisega, isegi Manu oli kohale tulnud, et väga lahe oli, üllatust kui palju. Fredi juures on veel teistmoodi, sinna võib isegi sauna saada ja sinna võib kaasa tuua näkse. Need on oodatud, lubatud ja seal on selline mõnus, no ikka väga hea energia. Ja Tartu info neljapäevad on mul siin ka ära märgitud, et saate ka need kohe kindlasti endale üles kirjutada ja kutsuda sinna ka oma inimesi, kes elavad Lõuna-Eestis, lihtsalt öelda Fredile, et need on teie inimesed ja pole üldse mingi probleem, et kui te ise sinna samal ajal minna ei saa. Ja 14. mail on erakordne üritus, ma arvan, et pool Tallinnat vist sõidab sinna Fredi juurde taaskord. Kilgi Ranchos on Manu Regole Fredi Saarmi, Cincino ärivõimaluste õhtu, kell 7 hakkab. Lubati jälle taaskord sauna ja ärijutte ja parimad ärijutud tihtipeale ongi saunas. Nii et need kuupäevad palun märkige üles ja olge kohal. See on siis nüüd Team Cincino Eesti siis infokuupäevad, et mida kindlasti siis tuleb endale märkida. Ja see pole veel kõik, mis on olulised kuupäevad. Täna ma olen keskendunud hästi kuupäevadele. Meil on olemas veel sellised üritused nagu Super Saturday, meil on suvepäevad, event. Läks natukene edasi. Okei. Ja Oslo. Nii et palun jälle taaskord oma märkmetesse uuendusi teha, kui teil veel ei ole need kirjutatud, et 6. juuni on Super Saturday partnerite treeningpäev. No Super Saturday on nüüd selline koolitus, kus minu partnerid on täiesti lendu läinud.
et nad on saanud nii palju praktilist informatsiooni, kõik back-office'id, muud olulised informatsioonid, aga just eriti need igasugused nagu partnerite tööriistad, kuidas paremini kutsuda, mismoodi toodetest rääkida. See on niivõrd fenomenaalne võimalus saada kõigest paremaks. Nii et 6. juuni ja me täpsustame, kus kohas see täpsemalt on ja mis kell. Ja palun olge siis kohal. Siis juunikuuses on veel üks üritus. 13. juuni on veebis Summer Kick-Off, see on siis rahvusvaheline üritus ja siis kas me ühist vaatamist teeme või mitte, seda veel täpsustame, aga seda siis saab igaüks vaadata veebi kaudu ja pange kindlasti ka see kuupäev kirja. Juulikuu oleme me kenasti teinud vabaks, et see ei tähenda seda, et ei pea tööd tegema või te ei taha tööd teha, sest te olete niivõrd lennus, te kindlasti kogu aeg tahaksite midagi teha. Aga 1. august on meil Team Cincino Estonia suvepäevad taas kord Tartumaal Kilgi Ranchos, et kes veel pole jõudnud, siis saab kindlasti Kilgi Ranchosse kohale tulla. Ma igaks juhuks parandan, et juulis infod nagunii ikkagi toimuvad. Jah, mulle oli seal ainult maikuu infot pandud, et on plaanis kõik infot jätkata terve suve. Et kõik need teisipäevad, mis ma ütlesin teile, et tuleb ikkagi aasta lõpuni kirja panna kaasa arvatud juunikuu, juulikuu, augustikuu, septembrikuu ja nii edasi aasta lõpuni. Ja Fredi juures samamoodi. Kui midagi juhuslikult ära jääb, näiteks jaanipäevad ja midagi tuleb vahele, seda siis jooksvalt saab rääkida. Ja siis ongi, et siis Kilgi Ranchos teeme suvepäevad, mida pole ammu olnud, saame kõik seal kokku suvel. Ja suvi hakkabki läbi saama, juba tulebki uus event jälle taaskord, et sinna me saime siis kenasti uusi pileteid juba soetatud ja saate inimesi kaasata sinna. Mõelge läbi nüüd kõik need inimesed, kelle peale te evendi all mõtlesite ja kelle te nimed kirja panite, võtke nendega juba ühendust, üllatage neid, et neil on 5. september juba sisustatud. Ja nii jätkubki jälle. 3. oktoober on meil juba planeeritud Super Saturday partnerite treeningpäev. Jälle uued teemad kindlasti saame jälle targemaks ja ilmtingimata juba vaadake neid kuupäevi Oslosse, kellel ei ole pileteid. Cincino annual event, et ei jääks piletitest ilma, sest eelmine aasta jäädi piletitest ilma, et ostke palun need piletid ära endale. Vaadake juba, et järsku mõni hea lennupileti pakkumine, ühesõnaga tegelege ka sellest juba, et peale suve lõppu võib-olla on natukene kõik muutunud juba. Kogu aeg tahan ära lükata, nii. Ja siis ongi siin veel need kuupäevad veel, mis siis on kuni suve, tähendab kuni siis selle jõuluürituseni välja on kõik need kuupäevad olemas, et kenasti saate vaadata, see on Team Cincinos ka kõik üleval. Mida veel rõhutada? Margus, tuleb sul midagi siit? Ei vist. Jah, ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et need oleks kalendris ja loomulikult, kui vaadata, et kõigil võib-olla ei ole tiim täna kohal, et ka neile siis edastada see informatsioon ja teha juba plaanid nende suunas ja eriti just see, nagu Annika rõhutas ka, et Oslo, sest see on ütleks, et ikkagi aasta tippsündmus. Esiteks see, et me saame seal korralikult 4000 inimesega koos sinu edu pidutseda, aga eelkõige ka see terve kogemus ja seal kindlasti, kui nüüd kuulata neid kuulujutte, siis võib-olla, et tuleb ka meie uus, täiesti eliittasemel uus õli. Ja võib-olla ka midagi muud, seda me veel ei tea, et tihtipeale Oslo on üllatusi täis. Oslo on üllatusi täis ja Oslos alati inimesed, kes sinna tulevad, alati kogevad seda enneolematut energiat, kui seal on 4000 inimest või rohkem koos ja mis seal kõik nagu toimub. See on lihtsalt unustamatu kogemus. Ja kui vaadata, et vahest on mõni, et okei, no mul ei ole raha, siis hakata nüüd juba kõrvale panema, teha siin järgmise kuu-kahe jooksul tööd selle jaoks, sest Oslo pilet on võimalik hankida endale ka tasuta läbi töö, on ju, et mis iganes moodusel, nagu mina olen öelnud, et ainukene võimalus, mis mind hoiab ära, et ma ei lähe sellistele üritustele, on minu enda matused. Et juhul, kui mind ennast ei ole seal, siis
noh, ma ei taha seda öelda, aga siis pidustate seal mu matuseid, sest siis ma saadan oma kirstu sinna. Või urni jah, tähendab. no ühesõnaga näeme ikkagi Oslos päriselt, on ju, jätame Yes. turnid. Ja oli veel üks mõte selle Osloga seoses, aga las ta olla praegu. Panin siia veel mõned strateegilised asjad, kuna ma rääkisin nüüd aasta kuupäevadest, siis ka kindlasti on meil olulised maikuu back-office'i ürituste ajakava alati, mida jälgida. Et loomulikult tuleb hästi kiiresti, nii kiiresti kui võimalik endale, kellel veel ei ole ECBX peale teha, mis on siis võimendusvolem. Ja kes tõesti tahab venitada, võib seda venitada kuni 31. mai südaööni ja natuke peale, aga mida rutem see teil peal on, seda parem on, eks ju. Palju õnne kõikidele, kellel see juba aprillikuuses peal on. Ja oma meeskond alati õpetan, et esimeseks kuu kolmapäevaks ehk siis homseks juba tuleks aktiivseks saada omal 50 ECB kreditit, saate seda vaadata back-office'is, missuguses seisus te olete, aktiveerimine alt ja hästi äge oleks ka, kui teil oleks kohe 125 RCB kreditit ka ühtlasi aktiveerimise all juba aktiivsed, et siis on nagu väga ilusasti nädalatasud juba võimendatud. Ja igal kolmapäeval vaadake ikkagi, et teil oleks maksimum nädalatasu kiire staatuse alt, saab seda näha weekly credits volume siis week. Ja loomulikult kuu lõpus saavutada maksimum tiitel ja kliendi tase, mis sellel kuul võimalik on. Ja saate seda vaadata, mis seisus te olete monthly credits volume siis week. Ja need ongi need tähtsad daatumid ja kuupäevad ja ajakavad maikuuses. Tänan teid kuulamast. Very good. Aga ma veel natukene jätkan sellega, et mis meil veel kavas on, sest ma tean, et siin on ka partnereid, kes on ise Soomes ja kellel on ka Soomes partnereid ja tiimi, siis maikuus on tulemas ka Soomes Kouvolas väga magusas kohas, Lakritsa tehases on tulemas Soome järgmine event. Seega, kui sul on seal partnerid, mina igatahes olen ise seal kohal, siis kindlasti kindlusta, et sul partnerid on seal kohal, aga miks mitte ka ise. Viktor ja siis mitmed teised tippliidrid käisime koos, ma arvan, et esimesed 3-4 aastat vähemalt karjääri alguses käisime igal Soome ja Eesti evendil kõik koos. Ja läbi selle tuli ka loomulikult rohkem seda power'it ja arusaamat, et mida me siin ehitame. Ja tänu sellele Viktor täna saab seal oma kotkasuled ja tiivad laiali laotada ja lennata aina kõrgemalt. Et minu üks eeliseid ongi olnud see, et ma olen kõik kohe 15 aastat käinud nii Soome ja Eesti eventidel. Seega lendan kõik aastad läbi topelt eventide power'iga. Aga oluline on see, et kui sul on tiim seal, siis kindlasti hoia silma ka sellel peal ja sa tahad, et nad on seal kohal, sest see saab olema suurepärane üritus. Ja jälle, kui räägime nende rutiinidest, siis nagu ka täna meil oli, siis iga teisipäev toimub meil tund aega bookimist. Seega eesmärgiks on see, et igaüks saab vähemalt 3 kohtumist kirja selle aja jooksul, et kindlustada endale see miinimum töö kiirus igaks nädalaks. Kes on huvitatud sinna klubisse tulema, siis andke teada. Sinna saab siis isikliku kutsega oma lähimatelt külaliinidelt. Aga kindlasti on fookus paljudel nüüd siin kindlasti Super Saturday peal, mis on meil järgmine kuu juba tulemas. Aga loomulikult, kuna nüüd rääkisime ka eventist, siis evendi peal ja nagu ma põgusalt mainisin, nagu Fredi rääkis väga hästi, nagu seda mainis ka Manu, siis enamus tippliidreid ehitabki evendilt evendile. Seega nüüd, kus me teame juba, et kui paljud inimesed sul on tiimis pileteid hankinud. Ma loodan, et sa tead täpselt, kui palju sinu tiimis on pileteid, kui palju sul endal on pileteid, kui palju sul on su võtmeisikutel pileteid, sest sellest sõltub nüüd, et kui me kasutame need
optimaalselt ära, siis mitte, et sa nüüd võib-olla juba, praegu on 120 päeva aega, ma ei saa öelda, et kui sul on teemandi võrra pileteid, et sa ei ole teemand järgmine event. Väga võimalik, kui nüüd korralikult see kõik tööle panna, siis 120 päeva jooksul sa võid olla midagi rohkemat ka, kui teemand, sellepärast, olgugi, et sa võib-olla täna oled ainult pronks, on ju, kõike võib teha. Aga see põhimõte on sellega, et kui sul on vähemalt 15+15 inimest, aktiivset partnerit järgmisel evendil, siis tõenäosus, kui jällegi inimestele korralik tööplaan tekitada, siis vähemalt septembri lõpuks oled sa teemad. Ja selle jaoks ongi väga oluline, et kui sa tahad oma äri kasvatada, nagu Fredi rääkis seda väga hästi, vaadake uuesti see video, mis me panime ka Teams Encino Estoniasse üles, kus Fredi räägib ka oma maasikalist ajalugu, mis oli ka minu jaoks väga huvitav ja üllatav, polnud ka maasikalisi jutte veel kuulnud. Aga just see põhimõte, et kui sa tahad oma äriga kasvada, siis kasutada seda põhimõtet, kasutada seda süsteemi jõudu, et jõuda siis oma eesmärkideni. Ja selleks ongi see checklist, osa, mis ma ka jagasin seal välja, ehk tegelikult see ongi kristallpall, sinu ettevõtluse, sinu äri edu näitaja. Ja nagu seal loeb, on partneri nimi ehk kirjuta üles kõik partnerid, kes sul olid evendil. Ja nüüd, kas ta on sul vasakus tiimis, paremas tiimis, kui palju tal on pileteid järgmisele evendile. Millest siis ei koosne ainult see, et kuhu sina jõuad, aga meie teha on aidata need partnerid nendele tasemetele, kuhu nemad tahavad jõuda, on ju. Ehk ehitame oma tasemed läbi teiste inimeste tasemete ja võib-olla kõige paremal juhul oled sa ka oma partneriga samal ajal kuskil tasemel, nagu olime Vikiga näiteks meie koos, ma isegi ei mäleta, võib-olla Viki oli enne mind executive ja võib-olla oli teistpidi. Ja tihtipeale me olime koos samal tasemel, jälle koos samal tasemel, kuni siis Viki vajutas rohkem gaasi ja oli mingi circa aasta jagu enne mind oli Royal Crown, mina lihtsalt vaatasin ja imesin näppu sel hetkel, on ju. Et kõige ägedam ongi see, et kui sa lähed koos oma tiimiga tasemelt tasemele edasi ja see on ka selle äri eelis, et sa ei pea järgima seda, mida teeb sinu ülaliin. Kui sul on rohkem ambitsiooni, sul on rohkem vajadus, sul on rohkem tahtejõudu ja sa tahad jõuda kiiremini ja kaugemale, siis sa ei pea ootama, et su ülaliin oleks teemand, enne kui sina võiksid saada teemandiks. Ei, pane mööda, las tuleb järgi. Küll ta tuleb sealt. Aga hästi oluline on, et sa tead oma numbreid, et sa tead oma tiimis olevat piletite numbreid. Ja nüüd ongi järgmised 2 nädalat oluline, et meil on piisavalt kohtumisi, et kohe nende kohtumiste käigus, kui inimesed tulevad partneriks, siis startup koolitustel müüa see pilet juba sellele uuele partnerile. On ju. Sul on 3 piletit, 1 jäta endale ja nüüd vähemalt 2 uut partnerit, kellele müüa siis need 2 üleliigset piletit, et su äri läheks korralikult kasvu. Ja loomulikult on neid inimesi, kes tahavad võib-olla joosta väga kiiresti ja tahavadki jõuda sinna teemandini, siis võtavadki ja paljudel ongi võib-olla käivitunud nüüd, võib-olla juba enne eventi, võib-olla nüüd eventist alates selline 90 päeva jooks. Ja eliitpresident Marko Passanante on andnud kunagi sellise väga huvitava valemi 75, 15 ja 5, mis tähendab siis seda, et kui sul on sobiva aja jooksul, et näiteks 7-15 nädalat, sul on vähemalt 75 ärikohtumist ja sa oled läbi selle rekruutinud vähemalt 15 uut partnerit, siis tõenäoliselt sa leiad endale vähemalt 5 esimest pühendunud võtmeisikut, kellega koos, kes on ka ambitsioonikamad, kes tahavad kaugemale jõuda, kellest saavadki sinu esimesed executive'id, platinumid. Võib-olla kui sa oled täna juba teemand, sa teed samasuguse jooksu ja sa jõuad juba kuskile kaugemale, aga kui sa oled täna suht nullist või sa oled gold või sa oled executive, kui sa teed sellise jooksu järgmise 90 päeva jooksul,
siis tõenäoliselt sa oled vähemalt teemant tasemel. Aga oluline, olenemata sellest, mis tasemel sa täna oled, on see, et sul on igale kuule seatud oma isiklikud eesmärgid. Kui mitu partnerit sa kaasad, selle kaudu sa saad rakendada endale iganädalase tegevusplaani, on ju, kui sa tead, et keskeltläbi sul tuleb näiteks, sa paned endale eesmärgiks selleks kuuks, et sa tahad vähemalt 2 uut partnerit, siis olenevalt, kuidas sinu keskmised numbrid jooksevad, aga üldjuhul me vaatame, et kui sul on vähemalt 5 ärikohtumist, siis ja nad on suht soojad, head kontaktid, siis tõenäosus on, et sul tuleb vähemalt 1 äripartneri juurde. Kui sa tahad 2 äripartnerit, siis sul peab olema selle kuu jooksul vähemalt 10 ärikohtumist. Soovituslikult koos oma ülaliini. Kui palju sul on kliente, eriti siis, kui sul on kliendi fookus, sa tahad näiteks joosta täis oma top tiim 200, et jõuda näiteks direktor tripile selle kaudu ja loomulikult vaadata ka üle, et mis iganes see tase on, mida sa tahad saavutada. Näiteks nagu Annika just ütles, et meil on ECBX kampaania praegu käimas. Näiteks kui sa tahad kiiremini jõuda Goldini, Executive'ini, Diamondini, direktorini, mis iganes tasemel, see, et sa tead täpselt, mis on see kreditite arv ja läbi selle arvutada välja. Ja nagu Viktor ka siin hiljuti ühel koolitusel ütles, et arvutada läbi partnerite kaasamise, kui palju on vaja uusi partnereid, et sinu käive täituks, et sinu tase täituks. Aga loomulikult, kuna kliendid on ikkagi see, mis tuleb siis läbi selle partnerite võimenduse, siis järgida ka seda, et mis on täna su T-number ja mis sa tahaks, et ta oleks kuu lõpuks ja ka järgmise kvartali lõpuks ja nii edasi. Sest T-number on see, mis räägib, et kui tugev ja stabiilne on su äri, ehk T-number tähendab seda, et kui palju on sul kokku kliente ja partnereid sinu tiimis. Ja seda saad näha back office'ist, kui sa täpselt ei tea, kus see on, vaata kõigepealt ise, ära jookse kohe ülaliini juurde, tekita ise initsiatiiv endas, võta asjadest selgust, aga loomulikult võid küsida üle siis oma ülaliinilt, oma koolitajalt, et kas ma vaatasin õiget numbrit, ja vaadata, et mis see siis sinu jaoks tähendab. Ja loomulikult seadagi kvartali eesmärgid või evendilt evendile, et mis peaks olema nagu igas ettevõtluses kvartali eesmärgid, siis sea ka endale need, siis sa tead täpselt, et kuhu sa liigud. Ja ma olen seda alati öelnud, Zinzino on lihtsalt püsti hull ettevõte, kogu aeg on mingid kampaaniad, kogu aeg on põhimõte see, et tee see tavapärane töö, mis sa nagunii teed, et sa oled ju ärisse tulnud selleks, et teenida raha, sest siis on sul äri, aga tihtipeale nad annavad võimaluse, et see tavatööd tehes sul on võimalus teenida mitmekordselt ja jõuda oma eduni ja unistusteni mitmekordselt kiiremini. Ja ECBX seda teeb, ta annab meile kolmekordse kiirenduse ehk kindlasti need, kes on muidu olnud kanad, nüüd on ECBX on peal, siis on täna võimalus siis liuelda kotka sulgedega, aga ei piisa ainult sellest, et nüüd mul on ECBX peal, nüüd ma jään siis koju lihtsalt istuma ja mediteerima ja manifesteerima. Ei, nüüd on vaja see ECBX ära kasutada ja actionisse asuda. Ehk mis see tähendab, on see, et kui sul näiteks tuleb Ultimate Kitiga partner ärisse, ilma ECB-ta sa saad 150 kreditit, kui sul on ECB, kui sa oled teinud ära oma Fast Silveri, sa oled teinud ära oma X-tiimi, siis sul on ECB, mis tekitab sul topelt käibekrediitide osas, ehk 150 asemel tuleb 300 kreditit, siis nüüd, kui sul on ECBX, sa saad 450 kreditit. Ehk lihtne näide siin on, et kui sa oled täna bronks või sa oled silver ja see kuu sul tuleb 4 Ultimate Kitiga partnerit ärisse, 2 ja 2 kumbagi tiimi, siis sul on 1800 kreditit ja sa oled selle kaudu siis gold. Kui sa aga oled täna gold ja sul tuleb kokku 8 partnerit, siis tegelikult sa oled juba väga-väga tugevas positsioonis olev executive. Ehk jällegi palju kiiremini. Ja loomulikult, mida kõrgemale, kaugemale sihime, siis jällegi aitame võimalikult palju inimesi saada oma silverit kiiremini, võimalikult paljud inimesed saada oma goldit kiiremini ja seda kiiremini oled sina teemant, direktor, kroon, mis iganes
tase, mis on sul silmapiiril. Loomulikult on meil Ultimate Partner Kit kampaania endiselt jõus, kasutame selle ära, sest nagu ka praegu on antud sellele siis aasta lõpuni see periood, aga ma ütleks, et miks jätta kasutamata seda täna, kui see on juba võimalus, on ju. Ja nagu teame, siis partnerid on palju õnnelikumad, kui nad saavad rohkem teenida ja saavad ka oma raha tagasi. Aasta konverentsist juba räägiti. Täna on veel võimalus säästa selle pakkumisega raha. Muidu tavahind on 500 eurot sellel piletil, aga täna saab selle veel 370 euroga kuni siis juuli lõpuni. Ambassador Trip, kellel on tahe jõuda väga-väga eksklusiivsele reisile ja loomulikult läbi selle siis ka Leader Councilisse, siis kuni 30. juunini on see kvalifikatsioon, nii et siis tee väga-väga korralik plaan oma ülaliiniga. Aga loomulikult Director Trip on selline, mis on võimalik kõigile ja see on võimalus siis saavutada 3 erineval moodusel, kas see, või tegelikult 4 erineval moodusel, ütleks nii, kas siis teha endale Director tase, Top Team 200 ehk 200 isiklikku klienti, koguda 200 Director Tripi punkti, olenevalt jälle, millises faasis su äri on, või siis hoida võimalikult kõrgeid tiitleid, rekruutida partnereid, leida endale kliente ja läbi selle siis kvalifitseeruda sinna väga-väga ägedale reisile, kus siin mitmed partnerid on juba käinud aastaid ja need, kes tavaliselt on käinud, siis nad ütlevad, et rohkem maha neist ei taha jääda. Sest jällegi väga elumuutvad reisid, järgmine kord sinna on oodatud, et tuleb circa 1000 partnerit, väga-väga tipptasemel partnerid, nädal aega 5 tärni hotellis kuskil, mitte kuskil, aga Tenerifel väga ägedas Hard Rock hotellis, nagu siin basseinis oli juba luges ka. Ja no see nädal on täis väga ägedaid elamusi, inspiratsiooni, motivatsiooni ja kindlasti saad väga ägeda hõngu, sest nagu nägime Kaia Kardmaad, mis see tegi temaga, tegi ära legendaarse Top Team 300, aga täna nüüd on terve aasta kokkuvõttes on terve meie tiimi tipp partner recruiter tänu sellele, et käis palil ära, käis klikk peast ära ja nüüd tahab selle kõige endale duplitseerida. Ja nagu öeldud, on võimalusi ka sinna Oslosse saada tasuta, võimalus saada sinna ka väga äge VIP experience, aga kui sa rekruudid vähemalt 5 isiklikku partnerit, aitad neil saavutada vähemalt pronkstaseme, siis sul on võimalus saada endale ka tasuta pilet sinna Oslosse. Nii et ei pea raha koguma, aga loomulikult kui teeme tööd, siis raha võib teenida, on ju, ehk teha endale see reisisaadavus võimalikult mugavaks, aga loomulikult kasvatada ka oma äri suuremaks ja miks mitte siis juba pidutseda seda seal aasta konverentsil väga mitmel moodusel. Aga tahtsin veel rääkida kiiresti, et nagu me teame, et me oleme väga-väga alguses, seda rääkis Fredi ka oma esitlusel, mis oli suurepärane, aga täna ongi see, et kui me mõtleme, et meil on aega, siis jah, meil on aega ja nagu Örjan Seele ütles ka meile, et rongist maha me ei ole jäänud, aga sellegi poolest, miks anda oma unistustele ootusaega, kui me võime nad teha teoks juba võimalikult kiiresti. Sest Eestis me tahame edasi jõuda, järgmine eesmärk on meil saavutada selle aasta lõpuks vähemalt 8000 klienti. See tähendab, et kui keskeltläbi on igal partneril, kes me ärisse toome, neil on vähemalt 25 klienti, siis see tähendab, et selle aasta jooksul me tahame jõuda vähemalt, no ma ütleks, et jõuda sellise koguse klientideni, siis ma arvan, et vähemalt 150 uut partnerit peaks meil tulema see aasta ärisse ja läbi selle kasvab sinu äri, on neil võimalus hakata enda äri kasvatama ja läbi selle saame ka Eesti eesmärgid teostatud. Seega, küsimus on ainult see, et millisel tasemel tahad olla sina ja millisel tasemel tahavad olla inimesed sinu tiimis
ja teha selleks siis konkreetne tegevusplaan, et kõik jõuaks sinna. Aga numbriks, oluline on ka see, et sa tead, mille pärast sa seda teed, mis on sinu unistus. Mulle väga meeldis, kuidas Fredi rääkis, et mida kõike on võimalus saavutada, ehitada läbi Zinzino ja kindlusta see, et sa tead täpselt, mis on sinu eesmärk. Nagu ma event'il ka näitasin, et sa teaksid mitte ainult seda, kus sa tahad olla aasta jooksul, aga mõtle ka natukene kaugemale, kus sa tahad olla 3 aasta, 5 aasta või isegi 10 aasta vältel oma elus. Mida sa tahad teha, mida sa tahad kogeda, millist elu sa tahad elada, kus sa tahad elada, millises majas, korteris, mis iganes, mis on sinu jaoks oluline. Ja on olemas selline äge raamat nagu Magic of Thinking Big, mis ma sain ka kingituseks üks aasta meie Action Man Viktor Jaska käest. Ja üks asi on mõelda näiteks karjääri peale, teine asi on näiteks kodu ja pere. Siin lihtsalt mõned mõtted, et kuidas seda 50 eesmärki endale tekitada, et mille peale mõelda. Sest nagu Manu ka rääkis, et siis, kui sul jõuavad need asjad, mis on sul mõtetes, jõuavad ka südamesse, siis on see, kui sa hakkad tõesti tegutsema. On ju? Ehk anda endale aega, tõesti koostada endale see vähemalt 50 eesmärki, unistust, panna need kirja, võtta sealt need kõige lühiajalised, mida sa tahad saavutada juba selle aasta jooksul ja siis teha konkreetne action plan ja hakata tööle nende nimel. Et see on see võimalus, kuidas nendeni jõuda. Mis iganes sinu jaoks on olulised, see on sinu otsustada, meie teha sinu koolitajate ja abilistena on aidata sul saavutada just need eesmärgid, mida sina tahad. Meie eesmärgid ei ole olulised. Aga me ei saa teha neid asju sinu poolest ja sellepärast on vaja sul ka enda mõtlemisviisi iga päev kasvatada, iga päev hoida ennast sellise kõrgema energia juures. Ja üks asi, mida rõhutavad Hilde ja Örjan selle kogu aeg meile, vahet ei ole, kui vähe või kaua sa oled äris olnud, et vähemalt 3-5 minutit iga päev, hea on, kui sa teed seda hommikul, sa tuletad meelde oma unistused ja eesmärgid ja visualiseerid neid. Ja seda olete kindlasti kuulnud paljudelt üle maailma väga edukatelt inimestelt, et nad visualiseerivad ka mitu korda päevas. Mina kunagi kuulasin ühte multimiljonäri ja ma sain aru, et kui tema teeb seda 3 korda päevas, tal on kirjutanud endale üles need, ta vaatab neid hommikul, ta vaatab neid lõuna ajal ja ta vaatab neid õhtul enne magama minekut. Kui multimiljonär teeb seda, siis miks mina ei teeks seda? Mulle kunagi kõlas see täiesti nagu, et mis mõtted, ma olen täiskasvanud mees, ma hakkan midagi vaatama, mingeid pildikesi või üleskirjutamisi ja siis hakkan visualiseerima. Kas sa ei saa aru, milline ma olen? Ja siis ma vaatasin, et kuhu ma olen siis selle oma hoiakuga jõudnud elus. Ei ole jõudnud sinna, kuhu tahtnud. Siis otsustasin selle ego maha suruda, võtta enda eesmärgid, võtta enda unistused ja visualiseerida. Ja nii see on läinud siin aastate jooksul, et päris paljud neist on tõesti ka realiseerinud. Siis üks oluline on see, et me iga päev kasvatame oma nimekirja. Täna just Martiniga rääkisime sellest, et näiteks härra Randy Gage, kes on selle ala legend, tema läheb iga päev välja, tal on 3 marmorkuuli, paneb need ühte taskusse, ennem koju ei lähe, kui tal on need marmorkuulid teises taskus. Ehk vähemalt 3 inimesega on kohtunud, vahetanud kontakti. See ei tähenda nüüd seda, et peaks lööma kohe Zinzino kurikasemalt pikali tänaval, vaid lihtsalt luua suhteid, ehitada suhteid ja koguda kontakte, sest võib-olla millalgi neil on seda vaja, mida me pakume. Aga nagu me ka rääkisime täna Martiniga, et võib-olla see ei ole see inimene, kelle sa kohtud, kes tuleb ärisse. Võib-olla ei ole ka see järgmine inimene, kellega sa tutvud selle esimese inimese kaudu. Võib-olla ei ole ka see 3., 4. inimene, vaid on see 5. kellegi tütre lellepoeg, kes kogemata kuulis sellest, mida sa teed ja tuli küsis, nagu siin Fredi rääkis oma esitluses, et tema käest tulevad täna küsima, et kuule, et Fredi räägi täpsemalt. Ja tema on sinu järgmine kroon või sinu järgmine president. Ehk mõtleme natukene laiemalt. Et on olemas ka selline 10 kontakti reegel,
mis ilmselt tähendab seda, et igaüks meist, me tahame või mitte, 10 kontakti kaudu me jõuaksime kas või Donald Trumpini või kelleni iganes, on ju. Et see on selline huvitav mõtteviis. Ja üks Markus, soovitus, jah, Markus, ma korra küsin, et inimesed küsivad, kas pilt peabki must olema või sul on mingi slaid ka? no siis on tore, kui ta must on. Paneme ta uuesti igaks juhuks mängima. Kas nüüd Aitäh, on midagi paremat näha? nüüd on näha. Good. Üks oluline asi, mis mina kahjuks oma karjääri esimestel aastatel jätsin võib-olla mingil määral tegemata, mingil määral ma õnneks tegin, aga üks asi tasub teha on see, et kõigiga, kellega sa kohtud ka läbi oma tiimi, siis pane nad kirja. Ma loodan, et kellelgi ei lähe nii halvasti kui mul, et üks mu väga hea sõber, kes alustas minuga koos kunagi äri, siis ta tänaseks ei ole meiega enam, ta lahkus meie hulgast. Aga tänu sellele, et ma kirjutasin üles ka kõik need kontaktid, kellega me kohtusime läbi tema, siis mul on võimalus täna nendega suhelda. Ja see on ka üks, mida Örjan Seele kunagi ütles meile, et tänu sellele tal ei ole kunagi küsimust, et aga kellega ma nüüd võiksin kontakti võtta, sest ta on läbi oma 30+ aastat kõik kontaktid kirja pannud, kellega ta on kohtunud ka kellegi kaudu. Ja millest ma ise tunnen puudust, mida ma loodan, et me kõik õpetame oma järelpõlvele, on see, et me õpetame neile, vahet ei ole, kas nad tegelevad tulevikus network'iga, mis iganes tavaeluga. Kui keegi oleks mulle noorest peast õpetanud, et Margus, üks olulisemaid asju koolides käimisel ei ole ainult seal õppimine, vaid on see, et millised inimesed sul on seal. Loo nendega suhted, hoia neid suhteid. Mitte nagu mina kõmmutasin, saatsin kõik kuhugi pikalt. Koolides käimine, see on imeline võimalus networkida väga ägedate inimestega. Õnneks ma olen mõned neist üles leidnud, aga seda võiks teha palju tõhusamalt juba väga varajasest east. Siis, kui sa tahad tõesti kuhugi jõuda oma eesmärkideni, siis mäletame ka seda, et olgugi, et see on aitamisäri, see ei ole heategevusäri. Ehk jookse nendega, kes tahavad joosta. Loomulikult vajaduse korral me aitame kõiki, kes vajavad mingil määral abi, aga kui sa tahad jõuda kiiremini oma suuremate eesmärkideni, siis leia oma tiimis need, kes tahavad ka joosta. Kui tiimis ei ole, siis leia väljastpoolt endale partnerid, kes tahavad joosta kiiremini. Kui me nii-öelda aitame kõiki, me ei aita kedagi, siis sa ei jõua ise kuhugi ja kahjuks ei motiveeri seda neid väga kuskile jõuda. Follow up. Nagu Viki ütleb alati, et väga lihtne on inimesega lihtsalt kontakti võtta, aga kui sa jätad selle ainult sinna kohta, siis ei juhtu mitte midagi. Ehk jällegi see järjepidev ühenduse hoidmine, ühenduse uuesti võtmine, ka sel hetkel, kui ta on sulle ütelnud ei, nagu me kuulsime Manu Regolalt ka nädalavahetusel, Örjan Seele 6 aastat soojendas, hoidis seda kontakti, kuulis ka Manu poolt, et Manu ütles, et tule minu äärisse, Örjan lihtsalt naeratas ja noogutas, ütles, et aitäh kutsumast, ja järjepidevalt 6 aastat järjest hoidis Manu endal meeles. Iga kord, kui käis Soomes, helistas, kutsus sööma, kutsus kohvile ja see on see, mis viib lõppude lõpuks selle kullahunnikuni ehk leiadki endale võib-olla Manu, kes siis mingil hetkel tuleb ja ehitab sulle vupsti mitmemiljonilise äri juurde. Ja soovitatav on panustada enesearengusse, sest see on ikkagi suur võti, mida rohkem sa kasvad, seda kaugemale jõuad sa ka oma karjääril. Planeeri oma tegevused, et sa vähemalt, kui sa teed osaajaliselt, planeeri vähemalt 10–15 tundi nädalas oma äri kasvatamiseks. Ja kui sa nüüd värbad inimesi, siis proovi värvata ka ülespoole ehk mõtelda seda, et kes on sinust ambitsioonikamad, kes on sinust energilisemad, kes on sinust targemad, tublimad, ma ei tea, mis iganes. Sellepärast, et siis tõenäoliselt jõuad sa kaugele kui seda, et proovida leida sõpra, kes, ma ei tea, peale oma tavatööd jookseb koju vaatama uudiseid või ma ei tea, mis sarjad tänapäeval Eesti telekast tulevad, joob oma õlle ja lihtsalt veedab aega. Sealt võib tekkida väga ägedaid tegijaid,
aga leia ikkagi endast need paremad ja tublimad. Ja nagu rääkisin ka event'il, et kui sa tahad ise teenida teatud summa, mis lahendaks sinu elus probleeme või aitaks luua paremat elustiili, siis aita vähemalt 4 inimest teenima teatud summa. Ehk siin sa saadki endale luua väga selge pildi, et ei pea vältimata alati rääkima sellest, et mis tasemel sa oled, vaid see, et palju sa tahad teenida ja endale ka mõtestada see välja, mis see on siis, et kui sa siis, ütleme nüüd jõuad selle 12 000 euroni kuus, mida see loob su ellu? Rohkem võimalusi, mida see muudab su elus, mõtesta see endale lahti, sest jälle, kui see number jõuab sul siit südamesse mingi asja kaudu, mida ta aitab sul luua endale, su perele või kellelegi teisele, siis sa hakkad tõesti ka tegutsema. On ju? Ehk programmeerime ennast iga päev, hoiame oma mõtted kõrgelennulisena, hoiame ka oma hoiaku sellisena, et me oleme nii-öelda puutumatud, keegi ei saa meid alla suruda. Ja siis, kui me lähme õige mõttestiiliga, õige hoiakuga, lähme teeme kohtumisi, meil on visioonid ees, kuhu sa tahad ise jõuda, sul on midagi inimestele rääkida, midagi neile pakkuda, siis tõenäoliselt sa jõuad ka suuremate tulemusteni, jõuad sinna kiiremini ja läbi selle saad ehitada endale selle elustiili, kuhu sa tõesti tahad jõuda. Ja et neid treppe see endal sillutada, siis tõesti loeme raamatuid, käime koolitustel, küsi oma ülaliinilt, näe, ma olen sellises faasis, mis oleks minu jaoks see raamat, mida ma peaks lugema järgmiseks. Näe, ma olen täna sellises faasis, mis oleks see koolitus, mida ma peaksin täna kuulama, võib-olla GoCore'is. GoCore'is on ka hästi palju materjali. Ma tahan jõuda teemandiks, järgmiseks eventiks, mida ma peaksin iga päev kuulama, mida ma peaksin iga päev lugema. Ja loomulikult teha korralik plaan endale, teha see koos oma ülaliiniga. Ja nagu ma ütlen alati, et kasuta räigelt oma ülaliini ära, pane ka nemad tööle sinu heaks, et kiiremini jõuda oma eesmärkideni. Ja ma olen täitsa kindel, et kui sa teed iga päev need väiksed liigutused, siis sa ka jõuad sinna oma suurte eesmärkide ja suurte unistusteni. Master Victorius, Master Saarm, kas te tahate siia lõppu veel midagi lisada? Ja mina võib-olla lisaks, et üks asi, mida ma kindlasti kõigile soovitan, et eriti need partnerid, kellel täna on tulnud meeskonda uusi partnereid või kes on ise täna veel oma neid nii-öelda 4 kuu eesmärke seadmas, et joonistage nagu reaalselt paberi peale endale välja, et kellel on täna need nii-öelda fast stardi ajad jooksmas. Et kui aitate oma partneritel nüüd nende need teised ja kolmandad parankad nagu meeskonna kasvu osas ära täita ja joonistakegi kredititega välja, sest tegelikult siis te näete, kui lihtne on teha executive'i, kui lihtne on teha platinumi ja ambitsioonikatel inimestel, kui lihtne on tegelikult teha teemantit, et me peame nagu õppima, aru saama, kuidas kompensatsiooniplaan töötab, sest seal on tegelikult meie raha. Ja kui teil tekib see excitement või arusaamine visuaalselt, teil on 10 korda lihtsam teha seda. Et joonistage reaalselt paberile oma mullikesed välja ja uskuge mind, teie äri läheb täiesti uutesse kõrgustesse. Lihtsalt sükke väike lisamärkus võib-olla. Tuld! Väga hea lõpetus. Suurepärane, aga igal juhul ma ütlen just seda, et ära jää üksinda oma eesmärkide ja unistustega. Võta oma ülaliinil kratist kinni, joonistage koos, kui ei tule täpselt välja selle ülaliiniga, keda sa tead, võta ühendust oma lähima teemandiga, krooniga. Meie teha on aidata kõigil jõuda sinna, kuhu iganes sa soovid. Et ära proovi üksinda pusida, kasutame ära kõike seda tiimi jõudu. No ma ikka päris vait ei saa olla, ma minuti ikkagi võtan endale. Et kuna siin niisugune action käib ja siis kindlasti, mida ma olen ka korduvalt ka rääkinud ja koolitanud ja õpetanud ja ise õpetusi ka saanud, on see, et iga liider, iga ettevõtja teab enda numbreid. Ja kui me teame enda numbreid, siis me teame, kuhu me liigume või ei liigu. Ja kui me näeme, et me tahaks, et tulemused oleksid paremad, siis esimene asi, mida mina igal coachingul ütlen, palun vaatame nüüd su eelmise 2 nädala siis kohtumiste arvu üle. Palju neid oli, kus neid oli, mis tüüpi kohtumised olid, palju oli esimesi kohtumisi, palju oli follow-up,
palju oli inimesi kutsutud infodele, eventidele ja kui seal on vastas on 0, 1, 2, 3, noh, siis ei saagi mingist suuremast tulemusest rääkida. Et see on kõige lihtsam viis track ida ja mitte elada illusioonis. Ja iga müügiinimene samamoodi peab teadma numbreid, enamus inimesi elab illusioonis, päev läbi omast arust tehakse nagu julmalt tööd, ma päev läbi tegin ja ma olin ja seda rääkisin ja möllasin ja tegin ja noh, kui nüüd noh, viskaks nagu numbritele ka pilgu peale, siis reeglina seal väga midagi pole enam. Et siin on üks suurepärane Excel tabel, mis on koostatud täpselt meie tööks, see on inglise keeles, et saaks ka välismaal seda siis kasutada, et ongi, saab märkida oma igapäevased tegevused seal kalendrist, arvutab su nädala kohtumised kokku, kuu kohtumised kokku, aasta kohtumised kokku. Sul on täpne ülevaade sellest, on ju, kuhu on vaja siis panustada rohkem või mida nagu saab parandada. Ehk siis see on SP on short presentation, kõik ilusti on lahti seletatud, see on ärikohtumine, CD on kliendi kohtumine, follow-up'id on, noh, te näete siin tabeli peal on kõik kirjas, on ju, palju üldse on, palju on emaili saatud või mis iganes prospekteerimisviise keegi kasutab, on ju, et kui ei taha elada illusioonis, et ma teen nii palju tööd, siis palun võta minuga julgelt ühendust, ma saadan sulle selle tabeli ja hakka oma numbritel, iganädalastel numbritel silma peal hoidma. See on ka järgmine kindel garantii, mismoodi tagada enda edu lisaks kõikidele nendele fast startidele asjadele, mis on kaardistades, on ju, et sellest kõik on väga hea, tore, kui kalendris kohtumisi pole, siis mitte ükski muu asi, millest Margus rääkis, Annika rääkis väga hästi koolitused, mitte ükski muu asi ei tööta, millest täna on räägitud või endil on räägitud, ükskõik mida, noh, kui ei ole kohtumisi kalendris kirjas ja no nii lihtne see ongi, noh. Et siin ei saa ennast lihtsalt motivatsiooni najal kontot endale punni ajada, noh. Seda saab ainult läbi kohtumiste ja telefonikõnede ja kontakteerumiste ja nii lihtne see tegelikult ongi, noh. Et see on minu poolt soe soovitus, et ole julge ja küsi mu käest see graafik ja paneme asja rokkima, et ainult nii on võimalik meil Eestis 100 000 klienti teha. Aitäh! Ja kõige ägedam on see, et kõik need tuleviku järgnevate aastakümnete kliendid ja partnerid, sõbrad, on ikkagi selle tuumiku all ja tiimides, kes täna meil siin liinil on ja event'il olid. Nii et palju õnne kõigile. Kotkas on ilmselt rääkinud. On rääkinud. Läheb pessa tagasi. Kotkas läheb lendu, seda ma tean, see Kotkas ei pesitse väga. Super, aga igatahes aitäh kõigile osalemise eest. Lähme teeme tegusid, lähme teeme kohtumisi, lähme viime selle sõnumi välja inimestele ja anname ka neile võimaluse tulla siia kogukonda ja viia oma unistused tõeks. Ägedat õhtut kõigile ja kohtumiseni järgmisel korral. Tšau, tšau. Aitäh kõigile.